korvpalliliitu on tänasel päeval peasekretärina juhtimas pikaaegse ettevõtluskogemusega Gerd Kiili. Paljud spordisõbrad teavad teda ka juba märksa varasemast perioodist, mil ta mängis kõrgliigas 10 järjestikusel hooajal. Isu oli suur, aga eks reaalsus on midagi kuskil mujal, et midagi järelikult seal oli, et mind 10 aastat siiski hoiti meistriliiga tasemel, ja enne meistriliigat siiski oli mul veel suurem usk, et minust saab korvpallur, oli ikkagi noorteklassides, eks ju, et me Oktoobrijooni spordikooliga lõime platsi puhtaks seal Tanel Teini ja Tartu vastu päris tugevalt ja mitte päris tugevalt, vaid kogu aeg ja selle sama noortekoondisega me saavutasime, ma ei taha nüüd valetada, kas 6. koha Euroopa meistrivõistlustel või midagi sellist, eks oli 8. ja kaotasime kuskil mingi otsustava mängu Belgiale. Ma mäletan väga selgelt, mis nagu sellisel hetkel tundus jaburdus, et kuidas saab Eesti Belgiale kaotada, et me ikkagi mängime Hispaaniat ja sellel ajal oli Venemaa ja Leeduga võrdselt, eks ju, Soome ei tulnud üldse mängu, nendele sai 20 pandud. Ja siis oli küll usk, et minust tulebki korvpallur, aga see meistriliiga aeg oli ka huvitav ja ma kindlasti ei alatähtsustaks seda oma tänases elus, et väga palju häid sõpru ja toredaid inimesi on sellest ajast minu kõrval. Kui professionaalne korvpallur sa toona olid, kui professionaalsed üldse mängijad olid, kas sa tegid seda ülikooli kõrvalt, olid sul toona juba ka mingid tööasjad? Ja ma ei olnud professionaal, juba sellepärast ma ei olnud professionaal, et kui sa tõid alguses selle märkuse diivani padi, et eks mingil hetkel see kuskilt Delfi kommentaariumist tuli läbi, et eks ma olin ülekaluline. Aga pärast seda see läks mul hinge, ma mäletan, et siis poole aastaga hoidsin vist 20 kilo alla või midagi, aga see kõik käis selle asja juurde, et ma ei olnud kindlasti lõpuni professionaal ülikooli kõrvalt. Ja juba 99. aastal, kui ma õigesti mäletan, lõime sõprade Jüri Ratta ja Martin Piusiga värvilist autopesulad, mis on tänasenigi alles, küll mitte kuidagi meie omanduses, aga tänaseni alles kui nagu bränd. Ehk siis sai ka nagu pallimängimise kõrvalt autosid pestud. Märkasin esimest korda, kui ta oli noor mängija, mängis Keila Puuvila Paradiisi eest vist ja meil oli play-offi mäng. Ja ma nagu väga ei teadnud semast midagi ja siis ta lõpus viskas ikka tappaid 3 meil nurgast ja siis me olime väga hädas. Võitsime ikka väga napilt selle mängu ja meie jaoks oleks see suur katastroof olnud, nende jaoks oleks suur võit olnud, et seda nagu mäletan teda esimest korda mängijana, et siis tundus nagu selline natuke mittestandardne mängija, aga ohtlik oli. Siis ma sain aru, et ta on ohtmängija. Ühesõnaga eristus oma hea viskega poolest. Absoluutselt. Võrreldus minuga muidugi. Mängisite ka koos Pirita meeskonnas. Oskad sa mäletada, milline meeskonnakaaslane ta oli? Oli väga hea. Alati kompromissitu võitleja. Suhtus kirega mängu. Isegi kui oli midagi kuskil katki, alati meil oli midagi katki, siis tema lappis ja teipis ennast kokku ja üldse ei kurtnud ja andis vähemalt 100% iga mäng. Et selles mõttes, et võitis lõpuni. Kõrgliiga tasemel 27 aastaselt ja tegelikult mis seal salata, su numbrid olid kõrgliiga mõistes ju täitsa kobedad. Mis need põhjused olid, et kas oligi see, et juba tuli selline tööpisik peale, sest aasta 2005, see oli tegelikult ju buumi aeg, et tegelikult korvpallis ju raha oli. Oli raha ja päris nagu huvitav on nüüd, kui mõtled nagu tagasi, siis kui palju nagu elu on läinud edasi, kui palju elu on kallimaks läinud ja kõik see, et korvpalluri palgad näiteks Eesti liigas olid sellel ajal isegi suuremad, kui nad on paljuski täna, või ütleme, et vähemalt võrdväärsed, aga elu on kordades, 10 kordades lihtsalt nagu edasi läinud ja kallimaks läinud, et ka mina sain ikkagi palka mängimise eest, kui õigesti mäletan, mu kõige suurem palk mingi lool oli, kas oli kuus, oli 10 000 krooni või midagi sellist, aga mis oli ikkagi märkimisväärne summa. Aga järjest rohkem ikkagi ma sain aru, et minu lagi on saavutatud isegi siis, kui ma 20 kilo suutsin alla võtta. Et mu lagi on nagu saavutatud ja elu kuidagi mängis ise kõik need asjad nagu ette, et tuli võimalus minna korvpalliliitu tööle. See oli jällegi nagu täna, ta oli üks märgiline hetk, lihtsalt jällegi täitsa kobaga, et ma just sellel hetkel sinna sattusin, aga siis sellel aastal loodi Balti korvpalliliiga, mida sponsoreeris SEB. Mäletan väga hästi, kuidas oli
kuidas oli selle liiga nii-öelda avaüritus Siemens Arenale, kus meid Eestist läksid kohale, eks ju, mina, siis oli liigas aitas Kristo Rauda massu teha, tänane Golfiliidu peasekretär, kadunud Ants Eek ja oli keegi veel. Lennukiga tulid vabariigi president Arnold Rüüter ja SEB juht Ain Antsmit sellel ajal ja siis oli Leedu poolelt ja Läti poolelt olid ka vabariigi presidendid ja pangajuhid seal, eks ju, et see oli midagi nii suurt ja meie õnn oli, et meie tõime paljuski SEB sinna mängu sellel hetkel, eks ju, meie tõime siit mängu tervitused Alar Metsonile, Toyota oli sellel ajal väga tugev tegija korvpallis, eks ju, ja oli Olümpikasiino, eks ju, et siis rahastust tuli paljuski Eestis, ehk siis selles mõttes mõõti meid kui nagu sõpru ikkagi punti. Aga pidime selle raha paljuski nagu kandma leedulaste kontole, kes siis neid liigad seal ära võitsid ja väitlesid, et küll nende kohtunikud on kallimad ja nende korraldamine on kallim ja 3. ja 4. Aga ma nendest detailidesse ei lähe ega ma ei mäleta kõike. Kohe pärast mängijakarjääri lõppu juhtis Kiili 3 hooaega kodust kõrgliigat. Tugevad juhiomadused avaldusid kiiresti, kui antud perioodile järgnesid juba edukad aastad eraettevõtluses. Olgugi, et Gert tõmmati mingiks perioodiks justkui korvpalli juurest ära, ei kaotanud see Kossumehe hinge, mis tõi ta paari aasta eest alaliitu tagasi. Pärast koroonat tegelesin küll mingi konsultatsiooniga, ega ütleme nii, et mu päevad olid suhteliselt vabad, ja jällegi, et ma olin ju korvpalliliidu juhatuses ja siis see tee kuidagi läks sinna, et Keijo ja Priiduga, eks ju, kes on nagu pigem mul isegi nagu sõbra eest, kui mitte nagu niivõrd kolleegid, eks, et tuli korvpalliliitu tagasi ja tulin ja mul on üüratult hea meel. Et justkui juba siis oli teadmine, et tegelikult võiks ka seal organisatsioonis tõusta või see tuli ootamatult? No ma ei tea, Keijo oli vist 15 aastat või palju oli või 10+ aastat, eks peasekretär, ma nüüd seda ammustama teda küll ei läinud, aga ma ei mõtelnud ka väga palju, kui Keijo oli otsustanud, et ta lõpetab ja mulle see pakkumine tehti, ega ma väga palju ei otsustanud, eks ma korraks tegin ennast põnevaks loomulikult nagu iga inimene, et las ma nädalavahetuse siin kaalun ja räägin perega ja asjadega, aga eks ma oma peas inimene on ju edev, eks ju, et eks ma ikka ju teadsin, et ma võtan selle asja vastu. Gerdi kasuks kindlasti rääkis tema kogemus juhina. Tema kogemus ja pikk töö, ütleme, Sportlandi vedades, aga ka siis teisi väiksemaid ettevõtmisi. Nii et ja kindlasti seda ka, et on varasemalt ka ju korvpalliliidus juba olnud ja see töö on talle tuttav, nii et selles osas oli see suhteliselt kerge valik. Mis üldse on sinu hinnangul ühe hea ja tugeva juhi peamised omadused? Ei taha, et see jääb kõlama kuidagi niisugune klišeelikult või, aga ikkagi see, et sa usaldad meeskonda, eks, ja motiveerid meeskonda, et sina ole õnnelik palgapäeval, eks ju, teised las olla õnnelikud nagu kogu aeg, et nad ju et ei ole ju nii, et mina teen midagi ära ja ma üritan vältida sellise lõpliku tõe rääkija nagu positsiooni, eks ju, et mul ei ole alati õigus, ma tunnistan vigu ja ma ei oska öelda, või nüüd see läks kuidagi nagu üks monoloogiks ja otsest vastustki sinna ei ole, aga ma arvan, peadki olema inimene on asja nimi, et ma ei usu sellisesse või vähemalt minu elus ei ole olnud sellist mingit meeletut autokraatlikkust, et nii peab minema, nii peab tegema. Juhina Gert usaldab inimesi ja juhi üks väga tähtsa omadus on julgeda eksida ja julgeda võtta vastutust. Ehk kõik sellised tähtsamad komponendid minu arust on Gerdis olemas, et ta on inimeste inimene ja hea suhtleja, et ta oskab anda ka enda pealt ära asju. See tuleb küll võib-olla alati mitte kõige paremini, et vahel tahaks ikka ise kogu aeg kõigega tegeleda, aga ta saab sellega hakkama ja see on ka väga tähtis juhil. Väga elav inimene, hästi palju mõtteid, hästi värvikas ja ütleme täiesti teistsuguse lähenemisega, ma arvan, kui keegi siin varem majas on peasekretäri tööd teinud. Ise armastab öelda juhtimine käib alt ülesse, et see on võib-olla kõige suurem erinevus, et ta annab tegelikult päris palju sellist ma ei ütle, et vabadust, aga niisugust oma põhimõtete nagu võimalikku juurutamist, et kindlasti on seal olemas ka see nii-öelda kontrollmehhanism, aga niisugune natuke rahulikum on see nii-öelda tempo. Ja hommik on kindlasti tema parim osa, et siis päeva teine pool läheb nii-öelda energiatase langeb, nii et hommiku inimene ka. Eesti korvpall on tänasel päeval jõuliselt pildis. Sellega omakorda kaasneb suur vastutus, mis eeldab head pingetaluvust.
terves kehas terve vaim, kui kunagisele mängumehele on varasem liikumisharjumus tugevalt külge jäänud. Minu puhul on see, et ma kindlasti tarbin süsivesikuid rohkem, kui ma kulutan. Eks seda on visuaalsel vaatlusel ka nagu näha, aga kui nüüd mingi see iroonia kõrvale jätta, siis eks ma ikka üritan nädalas 1-2 korda meenutada, kus see korvpallimäng käib ja 1-2 korda siis selle uue moodsa asjaga nagu padel kaasas käia ja seal eespool kõnnib siis mul üks teine energiapall, et kes siis nõuab igapäevaselt mingit väikest metsaringi, nii et mingi koguse energiat ma siiski kulutan. Varsti, mis seal salata, 50 hakkab ette lööma, aga ikkagi see korvpalliisu on endiselt veel olemas. Jaa, vaat seal on ka see vahe, et ma enam nagu päris mängu ei roni, et sellepärast, et seal tuleb see korvpalluring nagu eriti välja, et sa ei anna endale aru, et sa ei ole vormis, sa ei anna endale aru, et sa ei tea reegleid uusi, sa ei anna endale aru mingi 100 asjale ja siis hakkad süüdistama, ma ei tea keda, mitte ennast loomulikult. Esimesena saavad kohtunikud. Kuidas seal Kalevi filmis oli, oota? Võtad palli kätte, sihid. Tegelikult ei tohi narrida. Sere. Vaadates kell on. Inimesed ei saa aru, et kui kõige olulisem ka noorte puhul, kui poolest hakkab trenn, siis poolest hakkab trenn, mitte ei hakka ketsi paelu siduma või räägi juttu, eks ju. Kell 38, mine pane ise väravad paikana. See oli küll pettumus praegu. No nüüd on see reaalne köögipool nagu mul laual, aga nagu spordiorganisatsioonis ikka, et meeletu kogus on bürokraatiat, mis kipub nagu mingil hetkel, kui sa endale seda ei tunnista, tapma igasuguse kreatiivsuse, mida ma ei aktsepteeri. Ootus versus reaalsus. Ma arvan, et sul oli mingi pilt, sa olid ju varasemalt ka alaliidus, et sa enam-vähem oskasid aimata, mis sind ees ootab, aga kuidas need kaks omavahel kokku on sulandunud? Ja ma võtan ka seda alaliidu juhtimist ikka või üritan võtta nagu ärijuhtimist, äriorganisatsiooni, eks ju, et meie eesmärk ei ole kuidagi nagu, ma ei tea, kulutada ära riigi poolt või sponsorite poolt antud raha, et ikka teha asju paremini ja ikka teenida ka raha rohkem, et siis on võimalik investeerida, eks ju, et neid kohti, kus korvpallis investeerida. Üldse Eesti spordis on ju lõputult. Ma arvan, et sa oled, Gerd, minuga nõus, et Eesti korvpall on pigem tänasel päeval heas seisus. Kas ta on heas seisus mingil määral võib-olla ka sellepärast, et minu isiklik arvamus Eesti sport pigem kiratseb või me võime üldiselt ikkagi hinnata, et igas mõttes Eesti korvpall praegu sõidab head sõitu? Ja ma nõustun suga, et korvpall sõidab nagu head sõitu. Kui sa vaatad nagu suurt pilti, eks ju, et loomulikult, kui sa lähed detaili, siis seal on lõputult probleeme, lõputult asju, mida nagu parandada. Ja et see, et me korvpall on täna heas seisus, ütleme nii, et mis eristab meist, nagu kui ma räägin tippkorvpallist Läti ja Leeduga, on see, et ütleme, et esimesed võib-olla 12, nimetame seda esimesed 12, eks ju, on meil suhteliselt niisugused, kes mängivad üksteisega võrdselt ja seda igas mõttes, et seda mängijate, treenerite, funktsionääride kui klubide kui kõikide mõttes, eks ju, et täna on nad kuidagi nagu minu silmis nagu tugevamalt need murekohad ja see, et sport on nagu võimalus, mitte nagu ainult, eks ju, kulu ja kohustus, eks ju, et see on kuidagi nüüd laual ja diskussiooniks, eks ju, et eks see ole näha siis ja spordiinimeste endaga teha ja kaasatud meie enda teha, et sport rohkem au sees oleks ja läbi sellega suurem rahastus, paremad tingimused, eks ju, ja kõik need asjad, eks ju, et sest korvpalli näitel ju tegelikult me täna ju väga selgelt ja ma arvan, et sa nõustud minuga puudutame inimesi ja ühiskonda ja kelle jaoks me siis mängime ikkagi fännide inimeste jaoks. Kisume korra haavad veel lahti, viimane
finaalturniir Riigas. No asiotaaž oli kõva, ootused olid kõrged, pididki olema, olid ka omad tagasilöögid. Lõpuks paraku alagrupist me edasi ei pääsenud ja ma arvan, et võib-olla eriti valusal kombel me kaotasime Portugalile ja miks ma ütlen just Portugalile seetõttu, et kahtlemata Portugalis korvpall võib-olla ei ole spordialade mõistes seal kuskil tipus. Kui suure löögi see jättis alaliidule, et fakt on ju see, et see jääb tegelikult tavavaataja jaoks teadmatuks. Portugalis korvpall ei ole jah, kindlasti, et seal on, ma ei tea, 5 esimest kohta on kindlasti erinevatel jalgpalliväljunditel, aga ma arvan jällegi, et Portugali sport on palju rohkem auses, kui ta on Eestis, aga see selleks, eks ju, et see Riias, see oligi see sama ootuste juhtimine, et kõik see kujunes. Algust sa võtsid isegi reaalselt, et kui tulles tagasi selle juurde, kui ma mainisin, et meie pink ei ole nii pikk, et me saame lubada endale mingit vigastusi või eemale jäämisi, eks ju, et alguses sa said sellest aru, kui sul 6-7 mängijat tegelikult, kes võiksid koondisesse kuuluda, on eemal ühel või teisel põhjusel. Aga jällegi, siis tuli see meeletu äge fänni asi sinna juurde, eks ju, kõik see asi seal ja mängisime ju täitsa nagu selles mõttes normaalseid mänge. Et tekkiski ootusi, samamoodi oli ka mul, ma olen seda kuskil ütelda, et enne seda Portugali mängu enam nagu üldse ei olnud peast seda mõtet, et me võime kaotada ja me edasi ei lähe, eks ju, et ka mina käisin juba vaatamas vanalinnas, et kus me saame fännidele kogunemispaika teha ja nii edasi, et ikkagi on hinges kerge, selles mõttes kerge pettumus, et ma arvan, me oleme korvpallis juba sellel levelil ja sellel tasemel, et me ootame ju igast mängust võitu. Väga paljud ei julenud uskuda, et meie korvpall võiks võõrustada 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ühte alagruppi. Kiili tõi korraldusõiguse ühes oma meeskonnaga siiski kodukamarale ära, mis on mõistagi tänase loo peategelase senise ametiaja suurim töövõit. See oli meeskonna töövõit, et seal oli taga nii palju detaile, aga suur kiitus ja tänu on siin siiski ka endisel peasekretärile Keijo Kuhile, et nagu rahvusvaheline korvpalliorganisatsioon ikka ei ole klassikaline idufirma, et kus on ju tema agiilsus ja kiirus, et seal loevad ikkagi suhted ja kes on pikalt olnud ja teavad inimesi ja nii edasi. 2029 me seda korraldame ja Gert kahtlemata vedas seda meeskonda siin ja pani kokku selle meeskonna, kes selle võidu koju tõid. Et see protsess iseenesest oli pikem ja see hakkas juba eelmistest juhatustest peale ja me oleme ju proovinud 3. korda nüüd proovime seda saada. Mingi kogemus on tekkinud ka sealt ja kindlasti ka varasem alaliidu juht siis Keijo näol väga palju toetas, olles ise Fibas. Aga Gert pani just selle Eesti meeskonna kokku, võttis siit õiget nõuandjad juurde ja koordineeris seda tööd, et see oli kindlasti väga suur. Kindlasti oli see märkimisväärne. Ma usun, et siin on tema nii-öelda see lennukus ja need suured mõtted selle koha pealt tulid kindlasti kasuks, et seal väike riigina tuleb teha täitsa teistsuguseid asju ja ma arvan, see lobitöö, mismoodi sai tehtud koostöös siin Keijoga ja kõikide teistega, et see nii-öelda mõtete koondamine jäi tema nii-öelda kanda ja see niisugune kuidas ma ütlen, siis selle suure pildi kokkupanek, et ma arvan, temal on päris suur osa seal. See sama meie saali teema, eks ju, et kui me oleks olnud siis mehed metsast, eks ju, võib-olla siis ei usutaks meid nii palju, et me teeme selle saali siiski paremaks, kui ta täna on ja mahutame rohkem inimesi ja siiski korraldame väärilise finaalturniiri. Räägi täpsemalt sellest plaanist, kuidas me ikkagi lõpuks siis ligikaudu 10 000 inimest siin ära mahutame? See 10 000 on juba natukene ulmefalkonnas, sellepärast, et järjest rohkem sport ja tippsport ronib sinna sfääri, kus nagu publik on oluline, aga tele on faar olulisem, eks ju, et juba Riias tuhandeid kohti, eks ju, ma ei tea, kui seal oli täismaja, kas seal oli 10 000 inimest? Ühesõnaga siis see 10 000 ei päde ikkagi? 10 natuke jutumärkides, eks ju, et meil peaks sellisel juhul olema 12-13 000 saal, et saada see 10 000 istekohta, mida lõpuks müüa, et lõpuks ma arvan, sinna ikkagi see number jääb 7-8 000 juurde, mida me saame sinna sisse lasta, arvestades siis kõiki neid telenõudeid ja muud korralduslikke nagu kitsaskohti. Ma siiski arvan, et Unibet Arena ühte või teistpidi sinna investeerides ja mitte kolossaalseid summasi, seal on lahendused olemas. Täna nõuab see natukene selles mõttes veel gramm aega, aga väga palju aega meil ei ole. Täna saab alles linnavõim paika ja nii edasi, eks ju, et see nõuab ka natuke linna sekkumist, sest Unibet Arena asub linnamaapiga. Just korvpallikoondis on pannud jutu käima uuest saalist. Sinu vaade, ehk siis piltlikult võib öelda ka alaliidu vaade
kas ta peaks tulema, kuhu ta võiks tulla ja kui suur ta siis võiks olla? No tegelikult ju siis kõige suurem küsimus selles kontekstis on selline natuke demagoogiline, et kellele me seda halli teeme. Et kui me teeme selle eestlastele, eks ju, meile, nagu Eesti spordile, Eesti kultuurile, no siis seal peab väga tugevalt olema riik ikkagi mängus, sellepärast et täna ütleme, et korvpallikoondis paneb selle täis, korraldatakse mingi teisi suurturniire seal, võrkpallil, mida iganes, eks ju, panevad täis, aga aastaringselt meil täna siiski sellist Žalgirist seal ei ole, eks ju, kes nagu iga nädalaselt selle saali täis paneb ja saal ei saa ju kahjumit toota, see investeering on nii suur. Teine variant on teha seda rohkem nagu kultuurivaatest, eks ju, kus seal on iganädalased mingid suured kontserdid ja asjad sees, aga siis tekib küsimus, et kas tihtilugu sport pääseb maksusele seal, need on üks sellised kohad, aga ma arvan, see on nagu jällegi nagu otsustamise, lahendamise küsimus ja me seda teeme seda üks kord, eks ju, et sall tuleb, ma kahjuks tõesti ei usu, et see tuleb 29. aastaks, kuigi näitena 3 aastaga on võimalik loomulikult all ehitada, aga täna on ju alles sellises faasis, et me ei oska isegi nagu sõnastada, mis asi see superhall on. See asukoht, mis on välja pakutud Ülemiste, minu jaoks nagu super asukoht tegelikult, sest kõik maailma uuemad hallid on mõeldud niimoodi, et võimalikult vähe oleks nagu korraldajatel mingi transpordikulusi, eks ju, et kuni sinnamaani, et näiteks oleks 29. Ülemiste sall, kus kõrval on hotellid ja asjad, eks ju, ma hoiaks kokku 100 000 eurosi, et kuskil mingi buss ootab mingit meeskonda või kohtunikke viima jälle sõidutama, eks ju, ja see näitab jälle, et sport on nagu jälle kuidagi nagu lauale tulnud. Nüüd tuleb olla piisavalt mees või naine, eks ju, et asjad ka ükskord teeb saada. Läti alaliit on valinud meid finaalturniiri partnerriigiks nüüd juba 2 korral. Rohkearvuline fänniarmee on seda valikut kahtlemata õigustanud ja näis, kas antud koostöö jätkub ka järgmisel finaalturniiril Tallinnas. Eks see nagu niimoodi nagu pool naljaga lätlastega, kuna see nii õnnestus meil, eks ju, on ju olnud, et kuskil paberi peal seda ei ole ja ütleme nii ka, arvestades, et kui oluline on piletimüük, eks ju, meil selle turniiri korraldamisel, valides siis näiteks Läti, eks ju, ja hoides pöidled, et kui sinna satuks Soome või Leedu ka meile, siis me saaks ka selle 8000-sega hakkama ilusti. Aga tulevad seal loosiõnne korral sulle Tšehhid ja Portugalid, eks ju, siis saab see olema paras pähkel, et see majanduslikult kõik purki panna ja me ei saa korraldada ju niimoodi, et korvpalliliit jääb suurde miinusesse ja pärast 29. korvpalliliitu ei ole, sest see on likvideeritud. Sellist asja ei saa juhtuda. Aga ma jooksin jälle asjadest ette. Lätil on hästi, aga alles nad olid, kuna EM-ile peale ei saanud 22, eks ju. Soome on praegu tõusnud väga tugevalt, eks ju, aga meil on ka omad lootused, et meil see järgmine tõus ka veel tuleb, eks ju, et kõik me elame ju kaasa Endrile ja juba tänased need meie kandutrolli mängijad on siiski nii noored, et 29. aastal saavad veel paremad olla. Jämedalt veidi vähem kui 4 aastat on aega, aga ma eeldan, et töö juba käib. Jällegi, saad sa öelda, kes korraldab, kui suur see tiim on, kes seda asja hakkab läbi viima? Ja täna me panemegi kokku, esiteks on see, et me peame aru saama tiimi. Täna me oleme ära otsustanud nii-öelda projekti peavedaja, kelleks saab olema Indri Ausmaa. Meil tänane liigade juht, eks ju, et täna tegeleme, et me saaksime selgeks paika nagu juriidilise struktuuri. Nagu ma mainisin, on liiga suur oht või mis oht ei ole ilus sõna, ma hakkan kellelegi muret tekitama, et kas seda korraldab MTÜ Eesti Korvpalliliit või korraldab seda mingi OÜ, mille omanik on Eesti Korvpalliliit, eks ju, nii edasi, et me peame selle aasta jooksul selle ära otsustama, ära lahendama ja ka FIBA-ga selle konfirmima. Ja siis on nagu mingid esimesed muud tegevused seal juures, pluss jooksvalt juba katusorganisatsioon küsib ju meie käest, eks ju, raha, seda license feed, eks ju, et mingid asjad siin praegu töötavad juba, aga ma arvan, et jõulisem töö läheb käima siiski järgmist aastast. Kui palju veel, ütleme siis seksikamaks on see finaalturniir alaliitu eratoetajate silmis muutunud? Meil on tõeliselt head toetajad, ma ütlen ausalt, need kõik meie suuremad ja ka väiksemad ja ma ei taha siin hakata nimes selles mõttes välja ütlema, panen võib-olla mingisse valesse järjekorda, keegi kuidagi nagu tunneb ennast nagu puudutatuna, aga pigem on see, et tahaks neid kõiki kaasata, kes meid täna nagu sinnamaani on aidanud, sest loogiline on see, et elu läheb ju edasi peale 29. aastat ka ja nemad on meid siia toonud, ma väga usun ja loodan, et pärast meie koostööd ka jätkuvad, et siia on võimalik ka kaasata veel juurde, aga täna on FIBA siiski nagu väga palju nii-öelda kategooriaid pukkinud lootes ise leida
toetajaid ja võttes selle raha endale. Aga meie õnn siin kontekstis on see, et me oleme Eestist, et kuskil sealt Münchenist vaadatuna on jube lihtne siin leida keegi suur sponsor, kes paneb miljoni või midagi sellist. Reaalsus on midagi teine, et need paljud sponsorsuhted ja asjad siiski üks on täna juba korvpallis, sa saad turunduslikku väljundit, eks ju, mida on võimalik, eks ju, rahasse nagu arutada, aga väga palju on asjadel siiski taga inimesed, sidemed, ajalugu, kõik sellised asjad. Enne kui sa praegusesse ametisse astusid, olid sina ju tegelikult alaliidu kontoris see rahaotsija. Sul on suurepärane võrdlusmoment. On see asi nüüd lihtsamaks kuidagi läinud või? Ma ei tea, kui palju lihtsamaks on läinud, aga me oleme nagu järelikult teinud õigeid otsuseid, et me oleme otsustanud ära selle, et on mingid teatud numbrid, teatud levelid, kes on alaliidu toetajad ja saavad olla ja ega Eesti korvpall ei ole ju ainult alaliit, eks ju, Eesti korvpall on tegelikult paljuski klubid, et klubidel jätkuks piisavalt toetajat ja et korvpall oleks atraktiivne aastaringselt, eks ju, mitte ainult siis, kui meeste rahvuskoondis koguneb. Fakt on see, et ma arvan, et rahaliselt ka alaliit on praegu ikkagi pigem heas seisus, aga me ei ole Hispaania, me ei ole Prantsusmaa. Et kui palju sa igapäevaselt pead vaeva nägema selle kallal, et ei unustataks seda teist asja, kolmandat asja, neljandat asja. Ja see alaliidu raha juurde nagu tulles, et ega see siiski nagu see spordi ja ma usun, et see oli üheski alaliidus, isegi jalgpalliliidus, kelle eelarved on kordades suuremad, ei ole nii, et seal detsembrikuus on sul konto peal raha, et seal on kogu aeg. Puhvrit ei tee, aga täna me vähemalt on meil finantse, et teha nagu asju, mitte ainult nii, nagu need on praegu siiamaani tehtud ja lihtsalt muretseda selle pärast, et inflatsioon nõuab lihtsalt rohkem raha, vaid teha ka nagu lisategevusi, eks ju, et ma tihti mõtlen ka selle peale näiteks, et ütleme, et jämedalt öeldes tänane alaliidu eelarve on 4 miljonit, et kui nüüd 4 juurde saaks, päris raske oleks, mida sa tegema hakkad, et võib-olla olekski see nagu liiga nagu naiivne mõtlemine ja et võib-olla seal ei ole ka nagu konkreetseid tegevusi taha, mis siis nagu välja paistaksid, et pigem ma räägin täna sellisest, mis võiks olla veel nagu meil nii-öelda nagu kapiriiulil varuks oleks võib-olla 1,5 miljonit või midagi sellist, eks ju, et Kas see summa täidaks nagu selle rolli, et sa ei pea kogu aeg nagu mõtlema, et palju ma sinna, palju ma tänna, et ka see 500 000 annaks selle rahulolu, et sisuliselt saaks ikkagi täitsa rahulikult neid asju teha ja kui sa ka teaksid, et sul oleks aastate pikkused see raha olema. Jah, sa vastasid küsimusele, ütleme, ja siis see järgmine 500 000 või miljon annaks mulle hingerahu, et me alaliiduna siiski nagu seisame ka nagu täielikult meie klubide liikmete eest, eks ju, et me saame toetada, võelda välja mehhanisme, et täna meie ikkagi klubide toetamismehhanismid on aastaringselt, ütleme, see eelarve on võib-olla sadades tuhandetes, mitte kindlasti miljonites, aga paremate korvpalliklubide ju eelarved on seal miljoni juures, eks ju, et summad ei ole siiski midagi, mille üle nüüd uhkelt vastu rinda taguda. Kogu Eesti spordi, kaasa arvatud ka korvpalli kui spordiala tulevikunägemus kumab hetkel sarnasel toonil. Mil moel muuta treeneri kui ameti kuvandit majanduslikult perspektiivikamaks ja seeläbi ka noortel atraktiivsemaks. Siililegi selge, et paremad treenerid võrduvad paremate mängijatega. Ma arvan, Eesti spordi kõige suurem ikkagi probleem on treener. Ja see ei ole nagu selles mõttes probleem, et treener on siin süüdi, vaid see on ikkagi selline, ma ei tea, siin ei olegi süüdlast, aga siin on see, et treeneri positsioon ja alade üliselt ühiskonnas ei ole selline tänases aegruumis nii-öelda apetiitne, et ta ei ole rahaliselt apetiitne, ta ei ole nii-öelda nagu närvidele apetiitne, eks ju, rääkides seda, kui palju täna juba su treenimisprotsessi segavad ju näiteks ka lapsevanemad ja nii edasi, eks ju, et treener on see, kes peab saama nagu parema kuvandi ja parema nagu motivatsiooni teha oma tööd. Ja loomulikult on ka, minu jaoks on väga suureks murekohaks see, et järjest vähem on neid, kes tahavad tõeliselt tippu jõuda. Mitte ma ei räägi siin tipust, Eesti tipust, eks, et olla parim Eestis, vaid ikkagi räägin siin, et olla tegija Euroopas või maailmas, eks ju, et ju täna on ju need finantsilised nagu võimalused seal tipus ikka täitsa juba üüratud, et ma ei kujutaks ette, et nagu omal ajal keegi oleks nagu ülikooli perioodil enda terve elu ära kindlustanud, eks me rääkisime ikkagi NBA-st ja või millest iganes, eks ju, ja tervest karjäärist, et sa saad elu ära kindlustada.
täna piisab ikkagi väga hästi olla pildis USA ülikoolis ja võib-olla 4-5 aastaga siiski nagu oma tulevik suhteliselt kindlatele jalgadele aidata. Kui rahul sa ise praegu selles ametis oled? Nüüd on 1,5 aastat tehtud, ma arvan, et sul on mingi pilt ees. On sul jaksu veel pikkadeks aegadeks, et Eesti korvpalliperet täistuuridel teenida? Kui mind soovitakse, siis praegu mul ei ole küll mingit ambitsiooni kuskile nagu mujale minna. See 1,5 aastat on ikka muidugi päris kihvt periood olnud, et väga palju häid asju on siin aega nagu sattunud ja see ei ole minu töö, lihtsalt minu õnn on olnud olla selle 1,5 aasta sees, kui need asjad kõik juhtuvad, eks ju, et meil on siin teha küll, meil on endiselt, eks ju, ma ei hakka ennast liiga palju korraldama, see 29, meil on meestekoondisega kohustus ja ka naised sinna järgi aidata, aga siiski täna meestekoondisega seda Eesti asja ajada, mis on mul nii südamel, see Eesti jätkusuutlikkus, mis asi on eestlane, eks ju, mis asi on Eesti hümn, eks ju, et miks ma tahan olla siin Eestis, et ma olen meestekoondis täna, see, mis toimus Riias, eks ju, see on meenutades ja nüüd ka edasi vaadates, mis võimalused on külmaverinaid tekitab. Ehk siis mingil määral sa tunned, et Eesti korvpall eesotsas siis Eesti meeste korvpallikoondis on justkui nii Eesti spordi kui Eesti riigi näol selline eestluse teerajaja praegu, mida Riia EM tegelikult ju näitas. Jah, vastasin jah. Et vaat sport on nagu väga lihtne olemuselt, eks ju, et 10 000 või 15 000 sinisärki kaasa elamas, see on kõik 10-15 000 nagu armastust korvpalli vastu ja spordi vastu, eks ju, et kultuur ja teater ja kunst laiemalt, eks ju, mis on ka, eks ju, eestlus ja teema, eks ju, et seal on nagu nii palju neid erinevaid nurki ja sfääre, eks ju, et mis kellele meeldib, mis ei meeldi, aga Eesti koondis on sinimustvalge, laulab Eesti hümni ja võidab Eesti eest. Meeste rahvuskoondise viimane kodumäng Tšehhiga tõestas taas, et just see ongi päris meie oma Eesti asi. Rohkemat kui lihtsalt üks tavaline korvpallimäng. Selles kõiges on suur roll nii Gert Kiilil kui ka kogu tema praegusel alaliidu meeskonnal, ehk kui põhjust antakse, siis tunnustagem.